sõbrad, saad aru, sõidad tee pealt, vaatad mingisugune Karilatsi poolt, sõidad Saverna poole ja tee ääres vaatasin, ütlesin tangile, stopp. Tee ääres on lihtsalt, on terviserada ja tegelikult me läheme nüüd mööda terviserada, me nägime välijõusaali. Nii et sõbrad, lähme vaatame üle selle ime oma silmaga, et me tuleme just Võru linnast ja minust Võru linnas ei olnud nii suurt saali kui praegu siin maantee ääres. Lähme vaatame. Me lähme rukkist lõikama, kui taad. No nii, sõbrad, selliste rohututtide või pool metsa, kus me praegu olime. Siin oli Saverna terviserada ja saate aru, vaadake kogu seda kompleksi. Maantee pealt sõitsime, vaatame metsa sees, et oot, mis asi see on? Me oleme täna käinud Võrumaal, me oleme käinud Võru linnas, me oleme käinud Meegomäel erinevates kohtades, me oleme käinud, kus me siin oleme käinud, tõesti mingisugused väiksemad, suuremad kohad. Sellist kompleksi me ei ole nagu näinud. Okei, Kubijal oli küll jah, natukene ka päris korralik saal oli, aga nagu sellisel kujul keset metsa nagu ma ei ole lihtsalt harjunud sellega, et Eestimaa igas metsatukas võib mõni välijõusaal sellisel kujul olla, et ma ei saa öelda, et ma ei oleks üllatunud. Ma peaks juba nagu kõigega harjunud olema, aga ei ole. No nii, sõbrad, jalatrenn, hakkame järjest proovima kõiki masinaid. Ma ütlen, et praegu tulime, vaatasin, siuke asi, ma ei kujuta ette, mis masinad siin kõik koos on. Jalatöö, jalg töötab ilusti, väga selles hea masin. Natukene rohtu on kasvanud. Vaata, see osa niidetud kõik ilusti ära, aga siit peaks nagu natuke trimmerdama. Ma proovin selle teise masina ka ära. Vaata, need lehed, mis siin on, need natukene torgivad. Ma ausalt öeldes kartsin, et kui me siia tulime, mõtlesin, et tee peal võib-olla on, mitte isegi kartnud, aga no ma olin valmis, et võib-olla on mingid rästikuid või nastikuid siin tee peal, sest see on selline piirkond, kus võib nagu vabalt metsiku loodusega kokku sattuda ja ei ole välistatud mingi karupoiss sulle siin kuskilt tuleb mingisuguse pojaga vastu ja siis sa jooksed nagu eriti kiiresti lõuatõmbekang. Pea tagasi töötab ilusti ja näed, siin on ka pandud tegelikult pukk lühematele tegijatele, nii et igasugused lõuatõmbed, kõik asjad saad siin ära teha. No nii, selline pink, selline lahendus. Ilusti võtad siit stardiasendi, kõverdad jalad on põlest kogu aeg kõverdatud, töötab kõhulihas. Proovin niipidi ka, siin on nüüd need käsikud on suht vanad ja kulunud, aga ajavad asja ära. Alla ja üles. Superruks, väga hea töö. Väga hea pink ja siin on kohe teine. Sellist pinki ma ei ole mujal üheski saalis näinud, kus need on omavahel ühendatud. Kui hea. Väga hea ja jällegi natukene ettepoole minna. Ja töötab päris hästi. Siin on pidur on ees, mis väga kaugele käsi ette lükata ei lase, aga rinnale täitsa hea koormus. Ma eeldan, et see peaks kõht olema ja see peaks siis olema äkki siis alaselgaga. Kurat, ma ei tea, see on nagu mingisugune omletiaparaat, et ei ole nagu väga mugav, et siin selle ma pigem jätaks välja. Me ei ole jällegi sellist masinat, ma ei ole näinud mitte üheski Eestimaa nurgas. Ma eeldan, et see on siis Reie 4 pea. Natukene ebamugav on see peale tulla samas. Aga siin ei ole raskust üldse taga. Nagu üldse ei ole raskust. Ma ei tea, kas siin nüüd peaks olema mingisugune, kuskilt midagi saaks reguleerida. Mõte on hea, aga Reie 4 pea sellisel kujul ei tööta. Siin on nüüd juba see sama pink, mida me juba oleme näinud, kus saad teha rööbaspuud, saad kõhtud teha ja vaatame selle üle. See siis peaks nüüd olema selg. Tõmme ja üles tagasi. No, ta jääb lühikeseks. Jälle sama jutt, mis ma olen teinud, et vaata, sa ei saa seda kätt päris üles vedada. Et ta jääb selles suhtes nõrgaks. Ja maestro, nu tikk-takk. Ja tee on konarlik. Et
me tangiga nagu arutasime, et mis on selle TikToki fenomen, et ma arvan, et need TikToki tootjad, need on lihtsalt helistanud kõikidesse valdadesse, öelnud, oi tere, et kas teil on juba TikTok, on ju, siis vallavalitsusest mingi sekretär, mis TikTok? No see on see aparaat, on ju. Ei, no meil ei ole vaja sellist ja siis, no mis mõttes ei ole vaja, kõikidel teistel valdadel on, teil ei ole TikTok, on ju. Aga noh, ta on olemas, aga sellest nüüd, kui seda ei oleks, siis see ka vist ei ole väga suur kaotus. Näed, see on nüüd see pink. Siin saad ilusti teha siis põiklihast ja siin samamoodi, aga nüüd minu tähelepanu köidab nüüd see asi. Oot. See on nüüd istudes. Ettevaatlikult, rahu. Ja kusjuures täitsa tank pärast proovid seda, täitsa hästi võtab, et istudes on isegi nagu, vaata jalad on isoleeritud ja põiklihas saab parema koormuse. Nii, siin on siis ka rind ja selg, minu arust me selle pingi juba tegime läbi, aga vaatame korraks üle, kuidas see siin töötab. Siia kõrgele sadulasse. Ja ma ütlen veel kord, ma ei väsi. Ja siin on ikkagi, ütleme nii, et see suhe enda kehakaaluga on päris üks ühele. Kui ma siin mingi 85-86 olen, ma arvan, praegu ma olen alla 85. Me ei ole täna midagi söönud ja päikesega kaal kukub päris hästi. Ja siin jällegi, noh, see jääb lühikeseks. Näed, siit ma tegelikult tahaks, et ma üleval oleks käed täitsa ilusti venituses. Noh, ta jääb lühikeseks. Et ma isegi ei oska siin nagu midagi välja mõelda. Ja vaatame nüüd teise poole ka üle. Näed, seal paistab stepper paistab, siis paistab siin teine pool on rohkem jalgadel, aga vaatame kiirelt üle, mis siin on. Mida meile siin pakutaks? Nii. Oota. Kurat, sõbrad. Kuule, see on äkki niimoodi, sest siit see jalg üle ei käi. Ja mis on selle pluss, on sügavus. Siin ma saan töötada tegelikult kätega ka, aga see koordinatsioon on mul sükene kehvapoolne praegu. Ülakeha taha. Voh. Müts maha, oleme ausad, et ma olen nagu tegelikult kõikidest stepperitest, kõikidest nendest siiamaani, mis me oleme teinud, kõik saated, on see asi nagu kõige edevam. Töötab nagu täiega, see on ilmselt mõeldud suusatajatele, aga sellel on pointi sellel aparaadil. See venitus oli maksimaalne. Kuulge. Nii, aga nüüd vastukaaluks. Vaata, siin ei ole mingit koormust, mitte mingit koormust. Et kõik, kes on spordiklubides käinud, teavad, et saad koormust vändata, aga juurde panna, aga siin lihtsalt nagu tallad mingi. Jällegi, noh, ega see onu TikTok samamoodi tallas midagi, aga vaatame seda. See on see nüüd see, põhimõtteliselt on ta ühtepidi, võid seda nii teha, mis väsitab ka jalga. Mina võiks isegi nimetada seda, et see on mäest alla laskumise selline liikumine, see lihas töötab siin või siis hoiad tasakaaluks. Kus on ka, tegelikult sul on kõik hästi palju lihaseid on nagu pinges, kus sa tasakaaluharjutust teed, et iseenesest väga-väga äge lahendus. Vaatame edasi. See nüüd on siis jällegi selline osa, kus sa saad nende peale ronimise puhul alati ole ettevaatlik. Näed sa? Kuidas ma tahaks juba ise seda saadet vaadata, just talvel näiteks on paks lumi maas ja ma vaatan seda saadet, kuidas pidurit ei ole. et põhimõtteliselt, kui sa siin nagu käid, siis oled varsti nagu mingisugune Shaolini kooli kasvandik, et jalad käivad kõigi selja taha, vead selle jala. Rööbaspuud. Väga hea. Tead, rööbaspuud on erinevaid. Selle puhul ma ütlen, et väga ilus, minu jaoks ideaalne sügavus, ideaalne laius. Väga hea. Vaatame viimase ka üle. Kui ma ikka vaatan ausalt, et kuskil mingisugust rästikut või nastikut ei ole, et rästikutega on see, et eelmine aasta päris kahte tuttavat teadsin, kes olid rästiku käest saanud salvata. Sa vennast mõlemad said jalga.
üks lõpetas tilgutite all ja teisel oli ka, jalg oli üleni must ja nagu, et kõik, kes te räägite, et umbes, et Rastik, see ei olegi mingi mürk ja see ei olegi mingi madu, siis ta oleks pidanud neid mehi nägema. Ilusa tõmbega lähed. Mega hea masin. Hopp ja tagasi. Kuulge, sõbrad, ma olen nagu, saad aru, oota. Silma võtab märjaks, sa sõidad mingi täiesti suvalise maantee peal, lihtsalt mingi Karilätsi poolt, ma ei tea, Võru-Tartu maantee peale on ja vaatad nagu aknast välja ja siis vaatad järsku mingisugune selline välijõusaal. Et mitte ainult välijõusaal, vaid siin on ka metsarajad. Noh, jällegi mul üks silm nutab, teine naerab, et rõõmustan sellepärast, et selliseid asju tehakse. Aga nutab sellepärast, et selliseid asju tehakse, aga keegi ei kasuta neid. Et noh, mis me täna näiteks tangiga õppisime, et me oleme käinud, muide enne siia tulekut, me olime mingi Krootuse oli üks siuke koht. Me mõtlesime, et kas seal on välijõusaali või ei ole. Seal oli küll vana koolihoovis vanad mingid masinad, lõuatõmbekangid, aga sellist masinaparki ei olnud, et ärge nagu sellepärast, noh, paljud nagu kirjutavad meile, et no näete, seal ei käinud ja seal ei käinud ja me tegelikult käime päris palju, me kas ei leia sealt mingisugust saali või me siis näeme, et seal on mingid väga piiratud võimalused, meil ei ole mõtet aega kulutada. Aga see, mis ma siin praegu nägin, ma olen jällegi nagu, ütlen minu jaoks, minu edetabelis nendes välijõusaalides, kus me oleme käinud, no ma võiks julgelt öelda, et top 3 on see saal olemas, kogu see kompleks. Ja see asukoht on hämmastav, noh vaadake, sa otsige internetis, kus asub Saverna, mis asi see oli, mingi, mis rada ta oli, et vaadake, kus see nagu täpselt asub, et tsivilisatsioonist täiesti kaugel, ma päris õigustatult otsin siit, vaatan ettevaatlikult maha, et ega siin mingid roomaid ei ole, kellele võiks kogemata peale astuda ja maasikad olid seal tee ääres. Näed, siin vaatame seda silti ja Saverna terviserada arendamine, välijõusaal on siin ka olemas, välijõusaali rajamine, noh, välijõusaal on siin juba olemas, korralikult on rahasüsti alla pandud, ilm on ilus, võiks ju eeldada, et kõik tulevad siia tegema, aga kahjuks rahvast ei ole. Igal juhul selliseid avastusi, ma ütlen, tänane päev ka, me oleme nii huvitavates kohtades käinud ja jälgige palun visasid vendasid. Pange ikka, laiki pange on ju ja siis kommenteerige ja soovitage teistele ka, kui sa oled mingi Saverna põline elanik või kui oled siin kandis liikunud, otsi see koht üles, saad aru, tule ja proovi, et nagu ulme koht. Igal juhul, sõbrad, teile soovin ilusat, mõnusat suve jätku, nautige seda, mida te teete, olge rohkem oma lähedaste sõpradega koos. Meie liigume edasi, teile mõnusat suve jätku, kohtume järgmises videos.